Tere hommikust, täna räägime siis HSS peitlitest, mida müüb Coneta Eesti. Näitame, mismoodi need peitlid lõikavad. Nüüd nad on vist Nova nime all. Tegu ei ole profipeitlitega, aga ütleme niimoodi, et nad on väga head. Profipeitli hinnad jäävad kuskil 500–600 alla. Need on 100 ja 200 vahel. Selles vahemikus on neid võimalik osta. Me oleme siiamaani nendega väga rahul. Siis vaatame, kuidas need peitlid töötavad. Täna siis vaatame, kuidas neid kasutatakse ja kuidas nendega lõigatakse. Ma tegin need just ennem teravaks ka, nii et hakkame proovima. Kõik asjad on mul juba valmis pandud. Võtsin esimese peitli, see on meil põhipeitel. Siis sellega saab koort maha võtta ja üleüldse väga hea asi treimiseks. Proovime kohe. See väike peitel on üldiselt hea pisikeste asjade treimiseks, aga saab ka suurematega väga edukalt hakkama. Vaatame siis järgmiseks võtame juba grammi suurema. Mugavam on käes hoida, mida pikem on käepide, seda parem ja mugavam on käes hoida. Ja ühtegi peitlit ei suruta niimoodi sisse. Alati keeratakse külje alla, sest muidu jäävad treijooned, mida ei saa enam välja. Aga proovime ka sellega edasi. Ma ei tea, kui hästi nüüd näha oli, aga need laastud, mis tulevad selle peitliga, on hoopis suuremad kui selle väiksega. Ütleme, et siin on väike laast ja siin on juba järgmine. See on see, mis ma praegu välja lõikasin. Kui teil peit läheb peenikest tormu, siis ilmselgelt on ta nüri. Siis soovitatakse veekäijaga teha teravaks. Nii, aga vaatame ka järgmise peitli. Järgmine HSS peitel on siis meil suurem. See on see kõige suurem peitel ja teda on hästi mugav käes hoida. Tal on see vibratsioon on hästi väike tegelikult, aga selle jaoks tuleb natukene toestuspukki alla poole lasta. Ja proovime, kuidas see siis lõikab. Kõikide nende peitlitega saate ka seest õõnestada, seda ma näitan pärast. Selle peitli laastud jäävad sellised suuremad, kus praegu käest ära. Siin saab võrrelda, et jäävad kõvasti suuremad kui need väiksed laastud. Nii, aga paneme selle nüüd spindli vahele, sest et siis me hakkame teda teiste peitlitega lõikama ja näitama, kuidas saab teha. Järgmine HSS peitel on meil seljuke, lame, tugev ja see on nüüd selle jaoks mõeldud, et võtate koort maha või mingid oksakohtasid asju lõikate. Ta on kaalud ka juba päris jõukane. Sellega saab muidugi teha ka neid, et kui teil tuleb siia mingisugune, ütleme näiteks teeme pintslit, siis et ühtlaseks saada treijooni, siis sellega on hea need treijooned ühtlaseks teha. Aga vaatame, mis sellega teha saab. Siit peaks olema väga selgelt näha, et antud peitel tegi meil siukese selle, et sellega saab ka õõnestada ja võtta neid treijooni maha, kui tal on eelmiste peitlitega jäänud siuksed kõrgemad kohad, et sellega saab siledaks teha. Eesti keeles on ta hüüdnimi peenestaja. Ehk siis koored ja oksakohad saate sellise peitliga.
et ei ole mõtet hakata teist peitit rikkuma. Et see on selle jaoks mõeldud. Nii. Aga vaatame, mis meil siin veel on. Panime nüüd puidu siia, materjali panime siia spindli küll ja nüüd hakkame teisi peitit proovima. Teeme siia soonet sisse ja igasugused muud asjad. Vaatame, mis sellest välja tuleb. Nii. Järgnevalt võtame teise peitli. Kui te tahate endale sooni sisse teha või otsast ära lõigata midagi, siis just see on ideaalne selle jaoks. Et ütleme, ma toon jälle näite, et teeme pintslit, tahame pintslil mingid ilusad jooned siia sisse, paneme selle lihtsalt siia vastu ja lõikame need ilusad jooned sisse ja teeme liivapaberiga need sooned puhtaks. Aga ma lükkan toestuspuki lähemale ja teeme siia soone ja lõikame ära selle siit küljest. Ehk siis saate teha selliseid sooni puidu sisse, see on väga viis, küünnajalgadele asjadele, hästi ilusad asjad. Lõikame selle sama tüki ära, see võtab nüüd küll aega, aga sellega saab lõigata. Nii, saate sooni teha, saate ära lõigata endal, kui ta mingi kauss või mingi asi on. Võtab küll aega, aga saab. Minul on ta tehitatud spetsial nurga alla, sellepärast, et kui ma seda algusest oli teise nurga alla, aga see nurk ei meeldinud mulle, sellepärast, et ta kakkus puidust tükke välja, kuivanud puit, siis ta kakub tükke välja. Ta on natukene teritatud mul koonusesse. Ma panen selle peiti ühtepidi, panen teistpidi, panen ühtepidi, panen teistpidi. Ma tean, et ma lõikan otse ja ma ei kahjusta seda, mis ma olen valmis teinud. Nii. Ohoho. Ja vaatame, mis meil veel jäänud on. Ega ei olegi rohkem kui üks peitel. Järgmine peitel on meil selline, mida müüb Koneita Eesti. See on meil siin puidutolmu ja vaiku ja igasugu asju täis. Vaatame, kuidas selle puhtaks saab. Kuidagi kindlasti saab, võib-olla bensiiniga või lahustiga. Aga antud peitliga saame teha ka jooni, saame lõigata niipidi ja lisaks saame ka treida sellega niimoodi. Ma ütlen ausalt, mina pelgan sellega treimist, sest tõmbab väga lihtsalt käest ära ja kisub näpud vahele. Et niimoodi treimist mina pelgan sellega, aga siiski teeme muud asjad sellega, mida ma tavaliselt teen. Sest ma kasutan neid koonusega peitlit tavaliselt niimoodi treimiseks. Sellega on ka võimalik materjali maha võtta, kui on vajadus tähendab. Nii, ja teeme sellega ühe ägedast soone ka siia sisse. Siis on nagu päris. Neid soone kohtasid võite hästi natukene niimoodi. Mul on kaamera on siin ees. Ja siis siit äärest hästi natukene.
et sellega on võimalik ka teha igasuguseid asju. Noh, mis ma oskan öelda? Väga head peitlid on. Mina olen nendega väga rahul, kasutan neid igapäevaselt. Ja muidugi on see, et kui on kõva puit või kui on epoksid, siis kui te olete need epoksiidid reia, siis ma soovitaks teil vesikäia osta, sellepärast et selle peal saate kõige paremini teha selle teravaks. Aga võib-olla proovime ka natukene seestpoolt õõnestada. Ma panen kaamera käima ja ma võtan nüüd ühe koonuspeitli. Nii, proovime ka seestpoolt. Natukene liiga kõrgel on see asi. Kõikide nende koonuspeititega saate ka seest õõnestada siit. See on see praegu, mis ma nüüd tegin selle väikese selle koonusega. Aga kausi tegemiseks saate ka seda kasutada. Seda ja koonuseid. Sellega saate ka, muidugi selle kolmnurgaga saate ka lõigata. Ja keegi, kes ei tea peititest midagi, vast said natukene nüüd aimu, kuidas peitlit kasutatakse. Hiljem ma teen ka kausitreimisvideo. Täname veel kord Koneita Eestit nende uhkete tööriistade ja masinate eest.